meil on nii hea meel siin seista teie ees. Ma ise ütlen kohe ära, et ma eile õhtul vaatasin ka PP festivali enda noortega, et see oli väga vinge kogemus. Meile väga-väga meeldis ja tegelikult isegi meie noored on üle kogu Eesti igal pool laiali vaatamas PP festivali. Nii et ma kiiresti ütlen, Lukas, pane kohe see asi ära. Palun pane tähele, pane see asi taskusse tagasi. Ei õigusta ennast, istu ilusti hästi tagasi ja kõik on korras. Okei, tubli, äge, näeme varsti. Noortejuhi elu on tihti selline, et sa pead jutlustama ja kantseldama samal ajal. Nii et see on täiesti uskumatu töö. Ma ei tea, mis noored sul on, meie omad on kindlasti istuvad väga korralikult kõik. Pastakad on käes, teevad märkmeid raudselt, kohvitass on kõrval ja nii edasi. Aga need videod, mis me enne siin vaatasime, need on nagu ülihea meeletuletus. Kes mäletab, veel oli seal Helle ja siis oli Andrus. Just selle ägeda laulu autor. Ja see on hea meeletuletus, et me ei ole esimesed põlvkond kristlasi. Enne meid on tegelikult olnud need, kelle õlgadel me saame seista. Ja me ei ole ka esimesed PP-l osalejad. Ja kui hakata mõtlema, siis minu esimene PP oli 1994. What? Ja see oli üks väike slaid ka pisikesest Helinast. Ma loodan, et see tuleb. See oli Pärnus ja pange tähele, selle PP juht oli Helle. Nii et võib selle järgmise pildi panna ka, ma leidsin oma albumitest. Wow. Ma lihtsalt, see on kõrval kommentaar vahele, et Helle outfit on täiega nagu 2021, eks ole. Täiesti fashion, siiamaani. Ja kui tunnete veel mõned inimesed sealt ära, siis saate endale panna lisapunkte. Aga meie olime siis ülinoored, seal ma olin 12 sel ajal ja ma mäletan, et meil natuke igav ja siis me jooksime ringi, jõime mehukatit ja sõime burgereid nii ka, kuni meil paha hakkas. Aga sinu oma, ma arvan, sinu esimene PP oli vast juba sel sajandil, et mis sa sealt mäletad? Minu esimene PP oli sellel sajandil, see oli 2010 Paides, keegi on kunagi käinud seal, väga äge. Ja mina ei olnud siis veel kristlane, aga mind kuidagi lohistati kaasa, nii et tervitus kõigile teile, keda teid on ka kaasa lohistatud. Ja see oli nüüd mõned aastad hiljem, siis juba mind juba lasti pukki, aga ma mäletan, minu esimene PP kogemus oli see, et laval oli üks pikkade juustega mees ja siis tal oli käsi kipsis ja muud ma ei mäleta selle kohta. Et kes teab, see teab. Nii et see jääb siis põnevuseks. Fun trivia. Aga ükskõik, kas su esimene PP oli eelmisel sajandil või sa oled üldse esimest korda siin, väga äge. See oli mul kindlasti hea otsus ja ma loodan, et sa juba ei kahetse seda. Aga Jumala lugu tegelikult on lahti ruldunud juba tuhandeid aastaid. Ja me ei seisa ainult tegelikult Helle või Andruse või kelle iganes oma noortejuhtide õlgadel, vaid me tegelikult seisame ka tuhandete ja sadade tohutu hulga inimeste õlgadel, kes tundsid Jumalat ja püüdsid oma elu elada nii, et see tooks Jumalale au. Jah, ja üks hea nimekiri nendest inimestest Piiblis on Uues Testamendis. Nii et kui sa oled siuke Team Nemo, kes just ärkas ülesse, oled diivanil, võtsid läpaka lahti ja ei ole jõudnud oma isiklikku devo aega ära teha, väikene matk ja Piibli lugemine, siis nüüd me saame teha seda koos. Nii et saame lugeda koos Piiblit ja see on kiri heebrealastele 11. peatükk. Ja seda me siin nii-öelda sessioonil või Piibli tunnis vaatamegi. Ja pange ka selles mõttes tähele, et kui me seda viime läbi, siis mõelge ka sellele, kuidas me seda läbi viime, mis küsimusi me küsime, kuidas me seda alustame, kuidas me seda üldse isegi lõpetame. Ja see on täiega lihtne värk, et sa võid seda teha hiljem oma sõpradega, kodugrupis, noortekas, Zoomis, metsas, matkades või kus iganes mujal. Jaa, just täpselt. Aga enne kui me asume seda piibliteksti ennast lugema, ma natukene jagan seda piibliteksti tausta. Sest tõenäoliselt sa oled kursis sellega, et Uus Testament on kirja pandud umbes 2000 aastat tagasi, mis on ikka päris pikk aeg. Ja see on kirjutatud hoopis teises kultuuris elanud inimeste poolt ja nende jaoks. Ja seetõttu meil ongi vahel raskusi sellest arusaamisega. Kui te mõtlete, mina näiteks vahel enam ei saa noorte sõnavarast aru. Sorry, ma hoian ennast kursis, aga alati kuskilt läheb lappama, siis mõelda 2000 aastat tagasi, kui palju tegelikult on selle ajaga muutunud. Mis ei ole aga muutunud, on inimloomus, nii et selles mõttes meil on alati millegiga nagu relatida. Aga õnneks meil on olemas targad piibliuurijad, kes saavad palka selle eest, et nad uurivad piibli tausta ja et meile seda jagada. Ja seda on nad ka teinud ja ma olen natukene uurinud siis kokku kogunud materjale. Ja kes täpselt kirjutas kirja heebrealastele, me ei tea,
aga sellest kirjutatust paistab väga hästi, et ta tundis väga hästi Jeesuse ja apostlite õpetust. Ja see tähendab seda, et me võime seda kirja pandud usaldada. Ja kirjasaajateks olid juudi päritolu kristlased, kes elasid üle kogu Rooma impeeriumi. Ja kirja 10. peatükist võib välja lugeda, et nende kristlaste elu ei olnud kerge. Neid kiusati taga ja see oli tegelikult nii karm tagakius, et mitmed isegi lahkusid kogudusest ja isegi hülgasid usu. Ja ma soovitan tegelikult teil lugeda see kiri pärast tervena läbi ja märgata seda, kuidas see kirja autor nagu väga-väga põhjalikult seletab, et Jeesus on ülim kõigest ja kõigist ja üksi tema on väärt totaalset usaldust ja pühendumist. Ja edasi siis loomulikult ongi päris loogiline, et tuleb see koht, kus see kirja autor püüab julgustada kirjalugejaid ja loetleb ette tohutu hulga inimesi, kes on Jumalale kõigest hoolimata ustavaks jäänud. Ja see nimekiri on mõeldud julgustuseks nii algsele lugejale, aga tegelikult ka meile. Ja et isegi raskustes ja tagakiusus Jumal ei hülga meid. Et läheb põnevaks. Üks oluline asi veel juurde lisada on see, et need juudid, kellele see oli kirjutatud, nemad teadsid neid tegelasi väga hästi. Nad tundsid Vana Testamenti väga hästi. Neil oli isegi esimesed Moosese 5 raamatut pähe õpitud. Täiesti fenomenaalne. Kui mina pidin kooliajaks õppima mingeid luuletusi ja venekeelseid, läksid kohe minema ja nemad suutsid pähe õppida nii palju, et see on täiesti uskumatu. Ja me täna kahjuks ei jõua vaadata neid viiteid või neid seoseid, aga neid seoseid Vana Testamendi lugudega ja mujal piiblis on lihtsalt metsikult palju. Nii et me natukene proovime kraapida seda ja teile näidata. Aga loeme siis nüüd teksti ennast, kui sul on äpp või piibel või mis iganes meediumi pealt sa piiblit loed. Piibel pluss. Just, äkki olete jõudnud juba alla laadida, väga äge. Ja me kõik tervet peatükki ei loe, kuna lihtsalt siis me võib-olla läheks natukene kaua aega ja te tahaksite juba ülistust ja nii edasi. Aga pange siis tähele, et me loeme mõned salmid jätame vahele, mitte sellepärast, et nad oleks halvad, vaid lihtsalt aja kokkuhoiu mõttes. Nii, Heebrea kiri 11. peatükk hakkab pihta nii. Usk on loodetava tõelisus, nähtamatute asjade tõendus. Selle kohta on ju esivanemad saanud tunnistuse. Usus me mõistame, et maailmad on valmistatud Jumala sõna läbi, nii et nägematust on sündinud nähtav. Aga ilma usuta on võimatu olla meelepärane, sest kes tuleb Jumala juurde, peab uskuma, et tema on olemas ja et ta annab palga neile, kes teda otsivad. Usu läbi sai Noa hoiatuse selle kohta, mida veel ei olnud näha, ja ta ehitas Jumala kartuses laeva oma pere päästmiseks. Ja selle kaudu ta mõistis süüdimaailma ja sai selle õiguse pärijaks, mis tuleb usust. Usus oli Abraham kuulekas, kui ta kutsuti minema paika, mille ta pidi saama pärandiks. Ja ta läks välja teadmata, kuhu ta läheb. Usust asus elama tõotatud maale otse kui võõrsile, elades telkides koos Iisaki ja Jaakobiga, kes olid selle sama tõotuse kaaspärijad. Sest ta ootas kindlale alusele rajatud linna, mille meister ja ehitaja on Jumal. Need kõik surid uskudes, saamata kätte tõotusi, vaid nähes ja tervitades neid kaugelt. Ja nad tunnistasid end olevat võõrad ja majalised maa peal. Ent nüüd nad ihkavad paremat. See tähendab taevast kodumaad. Seetõttu ei ole Jumal nende pärast häbi lasta ennast hüüda nende Jumalaks, kuna ta on valmistanud neile linna. Usus viis Abraham, kui teda proovile pandi ohvriks Iisaki. Tema, kes oli saanud tõotused, oli valmis ohverdama oma ainusündinu. Temale, kellele oli öeldud, sinu sugu loetakse Iisakist. Sest ta arvestas, et Jumal võib ka surnuist üles äratada. Seepärast ta saigi tema tagasi ettetähenduseks. Usus õnnistas Iisaka Jaakobit ja Eesavit tulevaste asjade suhtes. Usus tuletas Joosep oma elu lõpul meelde iisraelilaste lahkumist ja andis käsu oma luude kohta. Usus hoidsid Moosese vanemad pärast ta sündimist teda 3 kuud varjul, sest nad nägid ta olevat ilusa lapse ega kartnud kuninga korraldust. Usus keeldus Mooses, kui ta oli saanud suureks, laskmast nimetada Vaarao tütrepojaks. Ta eelistas pigem näha vaeva koos Jumala rahvaga, kui üürikest aega nautida pattu. Usus langesid Jeeriko müürid, kui 7 päeva oli käidud nende ümber.
usus ei hukkunud noor Rahab koos sõnakuulmatutega, sest ta oli rahuga vastu võtnud salakuulajad. Ja mida ma veel ütlen? Mul puudub aeg jutustada Gideonist, Barakist, Simsonist, Jeftast, Taavetist, Saamolist ning prohvetitest, kes usu läbi valutasid kuningriike, mõistsid kohut, said kätte tõotusi, sulgesid lõvide suud. Kustutasid tuleväe, pääsesid pakkumõõgadere eest, said nõtrusest tugevaks ja vägevaks sõjas, tõrjusid tagasi võõraste vaenuleere. Ja kuigi nad kõik said oma usu läbi tunnistuse, ei saanud nad kätte tõotust. Sest Jumal on midagi paremat näinud ette meile, nii et nemad ilma meieta ei saaks täiuslikuks. Nii, siin on nagu võimas nimekiri ees. See oli ikka väga korralik. Ma ei tea, siit tuleb kohe nii palju mõtteid, et ma ei tea, mis mõtteid sinusse tekitas, et siin oli nagu nii palju nimesid, et kas Jumal tahab midagi inimeste kohta siin selle tekstiga öelda? Huvitav, mida Jumal võiks rääkida inimeste kohta. Mida mina esiteks märkasin, on see, et siin on palju juttu usukangelastest, tavalised inimesed, väga huvitav. Aga küsimus on ka see, et mitu nime leiad sa sellest peatükist? Neid nimesi on päris palju. Siin on näiteks Abraham või Noa või Simson või Taavet. Ja kui me oleme käinud pühapäevakoolis või olnud kristlased mõnda aega, siis me enam-vähem teame nende saavutusi, eks ole, mida nad tegid hästi. Aga tegelikult me teame ka nende feile, me teame nende läbikukkumisi, me teame nende tumedaid perioode elus. Me ei saa kuidagi idealiseerida oma kangelasi, aga samas me ei saa ka neid lihtsalt maha teha või canceldada paari eksimuse pärast. Samuti me vajame teisi usukangelasi enda juures. Me kõik vajame Jeesust, me kõik eksime. Ja see nimekiri oli mingis mõttes nagu selline Vana Testamendi Hall of Fame, kõige vingemad nimed. Aga minu küsimus sulle ja mulle on see, et kes on sinu usukangelased, kelle elu inspireerib sind? See võib olla keegi su perekonnast, see võib olla näiteks sinu pruudi vanemad, see võib olla su noortejuht või su parim sõber, võib olla täiesti keegi muu. Aga me tahame tegelikult anda sulle praegu just võimaluse julgustada seda inimest. Siia ekraanile tekib kohe üks Slido rakendus. Kui te olete varem kasutanud, siis on easy money, teate mida teha, aga proovige siis minna sisse slido.com, kasutage siis seda hashtagi PP2021 või seda QR-koodi ja anna anonüümselt teada, kes on sinu usukangelane. Sa võid kirjutada tema nime, perekonnanime, midagi sellist, et kui tema seda näeb näiteks kusagilt Saaremaalt või Narvast või Põlvast, et ta võiks saada üles ehitatud, et see on see koht, mida me saame julgustada, et slido.com PP2021 võid juba vaikselt mõelda inimestele, kes on sinu usukangelased. Ja seni, kui sa mõtled sellele, Helina, kes on sinu usukangelased? Ka esimesena tuleb mul tegelikult meelde mu vanaema, sest et ta sai suht vanas eas kristlaseks. Ja see oli nagu nii äge näha, kuidas ta hästi luges piiblit ja nägi vaeva, et õppida Jumalat tundma, kuidas Jumal muutis tema käitumist ja kõike. Et see oli nagu väga-väga lahe näha, sest et me teame, eriti mina juba, et vanas eas on raske muutuda. Nii et see on kindlasti üks mu kangelane. Okei. Me näeme, et juba on nimesi tekkinud. Meego Remmel. No ma ei tea, arvate päriselt või? On Meego Remmel. Okei, kui te nii ütlete, usukangelane olemas. Aga siin on veel nimesi, siin on Jaak, Peep Saar, mentorid, Regina Viires, et lihtsalt neid nimesi tuleb juurde. On Lääne-Virumaalt, on Lõuna-Eestist, Tallinnast, Sven Jonathan Siibak. Jätame meelde, et see ei ole mingine võistlus praegu, et kelle nimi on kõige suurem boldis, et see on kõige suurem usukangelane. Aga pigem lihtsalt näha seda, kui palju on neid usukangelasi meie ümber ja kui palju tegelikult meil on võimalus neid julgustada ja märgata selle eest, mis nad on teinud. On ikka tohutult eeskujusid. Ma näitsin, et keegi pani ka vanavanemad näiteks ja väga-väga lahe. Väga-väga lahe. Et võib-olla see praegu on anonüümne, aga kui palveta nende inimeste pärast ka, kelle sa kirjutasid siia ja täna selle mõju eest, mis neil sinu ellu on. Ja võib-olla mõtle ka selle peale, et võib-olla keegi vaatab sind samamoodi ja tõenäoliselt vaatabki, et kes võtab sinust eeskuju ja palveta ka nende eest. Et mida me võisime õppida inimeste kohta? Nad on tavalised inimesed, aga samas nad on ka mingites asjades usukangelased, nad eksivad, aga ometi nad teevad midagi erakordset ja me saame neid julgustada ja tunnustada selle eest. Aga mu küsimus on nüüd sul hoopis see, et me nägime siin neid vingeid nimesi, aga mida me peaks tegema selle teksti valgel? Et tore on lugeda lihtsalt nimesi, teha paar nime saate teel, aga mis me peaks tegema selle teksti valgel?
Ja tegelikult juba need usukangelased siin tekstis tegid väga palju erinevaid asju. Et kes ehitas kõrbesse laeva, kes kolis võõrasse riiki, kes oli valmis loobuma millestki temale väga kallist ja kes pakkus varjupaika hädas olnutele ja nii edasi. Aga neid erinevaid tegevusi, ma arvan, ühendab üks väga-väga oluline detail ja see ongi see sõna usk ehk usu läbi, et nad tegid seda usus ja vahel võib-olla sa märkasid, seesama usu läbi kordus siin tekstis nagu hästi palju kordi ka. Ja me lugesime siin alguses, et usk on loodetava tõelisus ja need usukangelased, nad teadsid, et Jumala peale saab loota. Ja kuigi Vahur ütles ka, et nad tegid päris palju vigu ja kui sa loed piibel on hästi aus sellega, et ta toob välja ka need vead tegelikult. Nad üritasid Jumala ajastusest ette joosta, nad tegid asju omast jõust, aga nad ikkagi usaldasid Jumalat ja see oli see, mille tõttu nad on selles Hall of Fame'is ka. Ja nad isegi ei näinud kõikide nende tõotuste täitumist ise. Ja see tekst annab tegelikult meile endale ka eluks juhiseid, sest me oleme päris palju sarnases olukorras. Võib-olla, sest tegelikult ka meil tuleb usu läbi teha tegusid. Ja võib-olla meid ei ähvarda küll vangipõli või ei panda meid koos näljaste lõvidega koopasse. Aga samas meil tuleb tegelikult iga päev teha neid valikuid. Et kas me usaldame Jumalat, kes kõneleb meiega läbi piibli, palve läbi kaaskristlaste, või laseme puhuda kõikidel tuultel ja tunnetel ja mõjutustel siia ja sinna, soovis leida kiiret rahuldust ja kiireid lahendusi. Ja võib-olla mõnes situatsioonis usk tähendab seda, et ma ütlen hoopis ei mingile asjale. Ja võib-olla, et just selle mõttega, et ma tulevikus saaksin öelda jaa millegi muule. Ja näiteks, kas me jookseme iga kuti järgi selleks, et me ei tunneks ennast üksikuna või teeme midagi muud, mis justkui kiiret rahuldust pakub või ütleme me sellele ei, sest pikemas perspektiivis need ei rahulda. Usk tähendab seda, et ma usaldan Jumala poolt antud piire ja raamistikku, isegi kui see on üldise kultuuriga vastuolus. Ja teiselt poolt on usus elamine ka selline kutsumise järgimine, et mis Jumal meie eludesse, igal ühel meil on mingi kutsumine meie elus. Ja selleks, et Jumalat teenida, üllatus, ei pea olema pastor või ülistusjuht, vaid me oleme kutsutud olema ja osa sellest Jumala lunastusloost just seal, kus meie oleme. Ja vahest võib-olla sa oled praegu õpilane, siis isegi kui sa oled oma klassis ainuke kristlane ja see vahel on päris pinarikas, siis Jumal on seal tegelikult koos sinuga. Ja ta tegelikult armastab neid raskesti käituvaid klassikaaslasi ka, väga palju tegelikult. Ja kui vaadates võib-olla koolist edasi, siis võib-olla näiteks on kunst sinu elus tähtis või muusika või IT või tahad saada inseneriks, siis see tegelikult võib olla ka kutse Jumalalt ja see on kutse Jumalalt. Saa selleks heaks, õpi seda ametit hästi, tee seda korralikult, et see võiks olla õnnistuseks oma kogukonnale, oma ligimesele. Sest võib-olla isegi ei tea veel, mida õppida, siis tea tegelikult, et Jumal tegutseb sinu läbi ja sinu sees juba täna, iga päev. Ja hoia silmad lahti, märka seda, selleks ei pea ootama kooli lõppu või pühapäeva. Aga nüüd me oleme hästi palju rääkinud inimestest ja tegevustest, aga nagu Jumalast ei olegi väga rääkinud, et nii tore, see on nii siuke inimkonna tüüpiline probleem, et siuke enesekeskus, räägime ikka iseendast, enda tegemistest ja siis Jumala õnnistamine plaane. Aga kiire asi, siis mida see tekst räägib Jumala kohta? Esiteks me näeme seda, et Jumalat otseselt kirjeldavaid asju siin ei ole, aga me näeme seda, mida Jumal teeb. Me näeme, et Jumal loob oma rahvale uut maailma, uut kodu. Me näeme, et järelikult Jumal teab, mis homne päev toob. Meie ei tea, mida toob homne päev. Jumal teab. Tema käes on kogu kontroll siin maailmas. Tema hoolib meie igavikust. Samas need inimesed selles peatükis, keda me mainisime, Abrahamid ja Noad ja need teised, kõik neist ei näinud oma elutöö vilju. Nad ei näinud oma maad või piirkonda muutumas. Nad ei näinud lunastajat tulemas siia maailma. Ometi nad uskusid midagi enamat. Nad uskusid, et nad on siin maailmas otse kui ajutiselt, otse kui majalised, võõrad. Nad uskusid ja nad teadsid, et see siin, mis siin toimub, mida me füüsiliselt näeme ja katsume, see polegi kõik, on midagi veel enamat.
et nad on siin ajutiselt, et nad ootavad uut linna, nad ootavad uut tõotust, nad ootavad uut lootust. Mõni neist sai maitsta seda, aga mõni mitte. Ja võib-olla sa tunned, et sinu elus on midagi sellist, mis valmistab sulle praegu palju valu. Kas on perekonnas, on see suhetes, on see kusagil mujal. Tea, et sa ei ole esiteks üksi ja tea, et isegi kui sa pead kannatama praegu palju ja sul on küsimusi Jumalale, mida sa ei oska vastata, siis üks päev see möödub. Jeesus loob sulle ka uut kodu, uut kohta, kuhu kuuluda, ta annab sulle uue lootuse. Üks päev me oleme temaga koos ja see, mis siin maailmas toimub, see valu, mida me siin võime kogeda, seda enam ei ole. Kas pole vahva tõotus? Kas pole vahva Jumal? Ja võib-olla samas sa tunned hoopis seda, et kuule, Vahur, mida sa ajad? Minu elus on kõik hästi. Mul on hinded korras, mul on suhetega korras, mul on palju sõpru, mis iganes muud. Võib-olla sa isegi armastad seda maailma rohkem, kui sa tegelikult seda väärt on. Võib-olla sa armastad seda maailma ja selle maailma veendumusi rohkem, kui sa armastad Jumalat. Võib-olla sa võtad suhet Jumalaga natuke nagu miinimumprogrammiga, et ma teen need väiksed linnukesed ära, et ma saaksin armastada seda maailma. Siis mul on ka sulle uudis. See kõik siin möödub. Üks päev sa pead seisma Jeesuse ees ja andma aru, mida sa oled teinud oma eluga, kuidas sa oled teda teeninud, kuidas sa oled olnud su usukangelane. Ja ma tahan, et sa võiksid seista Jeesuse ees veendumusega, et tal on koht sinu jaoks olemas. Need inimesed siin peatükis, nemad nägid seda pärandit. Nad uskusid homsesse. Nad mõtlesid järgmisele põlvkonnale. Millal hakkad sina mõtlema järgmisele põlvkonnale? Millal sa hakkad mõtlema enda põlvkonnale? Ja, aga samas neid Jumala tõotusi tegelikult vahel on nagu raske uskuda ka, nagu sa siin välja tõid. Et teemegi ühe järgmise küsitluse, et mis teie arvate? Miks on sul vahel raske uskuda Jumala tõotusi? Seesama Slido, mis siin enne oli, saad sinna sisse minna ja vastata sellele ette tulnud küsimusele. Et Vahur, ma ei tea, sa tundud nagu niisugune ka tõsine, sa võiks ka selle Hall of Fame'is olla ja paljud panid su nime siin eelmise küsimuse juurde ka, aga sul kindlasti ei ole niisugust olukorda, et sul on Jumala tõotusi raske uskuda? On, ma ütlen ausalt, on väga raske uskuda vahest Jumala tõotusi. Ja hästi lihtne loogiline põhjus on sellele, et miks mul on raske uskuda, on see, et ma olen laisk. Mulle meeldib asju teha miinimumiga ära ja tihti ma ei näe neid tulemusi, mida ma soovin näha või tihti ma ei tea, mida homne päev toob. Või vahest on see, et minu minevikus on juhtunud mingid asjad, mis on mulle kuidagi haiget teinud või mõjunud ja selle tõttu on seda ebakindlust, et usaldada Jumalat. Äkki midagi sellist, et neid hetki on tegelikult päris palju. Ma vaatan siin natuke neid tulnud vastuseid ka, et just ongi see, et kannatamatus, ma vaatan, on üks asi, et tahaks nagu kohe näha seda tulemust või ma kardan, mida teised arvavad või see võtab aega, püsivust. Ja siis on mõned inimesed, kellel ei ole ka väga äge, super, ka usukangelased. Jaa. Jumala tõotused tunduvad utoopilised. Ja... Vale slaido. Meego oleks sinna esimesse slaidosse, sõbrad. No nii, tundub, et neid tegelikult erinevaid väljakutseid sellega teemaga seoses on tohutu palju. Ja sa ei ole üksi selles. Just. Et kui sa loed neid, siis neid ei kirjuta üks inimene siin. Need on teised kõik inimesed, või kes on siia panustavad. Et tegelikult me oleme samas paadis, meil on need ebakindlused. Ja mul on ka tegelikult vahel täiega raske uskuda Jumala tõotusi. Ja no näed, me nüüd õppisime midagi teineteise kohta uut. Et jaa, las need veel natuke tulevad, aga lähme edasi. Et mul on sama mure tegelikult, mis ma siit lugesin ka mitmel korral, et raske on nagu olla kannatlik, et oodata ära seda, mis Jumal on teinud. Aga siis võib-olla vahel on ka hirm, et kuidas ma nüüd pühendun selle ühele asjale, et ma astun siia, aga siin on veel 5 või 6 kohta, kuhu ma tahaks astuda. Et kuidas see veel nagu käib. Ja aga samas, mis aitab nagu vahel seda fookust paika saada, on see, et sa vaatad tagasi oma elule. Ja kui ma vaatan tagasi sellele näiteks, et kuidas Jumal sellest väiksest, mäletate seda alguse pilti, ärge seda uuesti palun pange, sellest pisikesest poisipeaga tüdrukust, mis Jumal on temaga teinud läbi kõikide nende aastate, kuhu Jumal mind on juhtinud, mis elukogemusi mul on. Ma ei ole pidanud küll
õnneks kuskil vangis istuma või ei ole vaja laeva olnud ehitada kõrbesse, aga näiteks Jumal on saatnud mind väga paljudes erinevates riikidesse üle maailma elama ja missioonitööd tegema. Ja ma olen kogenud oma elus asju koos Jumalaga ja elu elades, mida ma elades poleks osanud seal 1994 PP-l mõelda. Seal, kui ma mõtlesin, nüüd hakkas paha sellest mehukatist, üks tass vähem oleks pidanud jooma seda. Aga kui ma vaatan tagasi ja ma näen, mis Jumal on teinud, siis see on nagu vau. Ja sama võtta oma elus ka tegelikult. Jumal ta ei võta meid nagu enda ette ja no sa ikka ei ole muutunud veel selles asjast, mis värk on, vaid ta ütleb, et vaata, kui kaugel sa oled jõudnud koos minuga. Nii et seesama Hebra kirja autor siis toob ka meie ette selle usukangelaste Hall of Fame'i, et julgustada meid usaldama seda Jumalat, keda nemad tundsid. Ja Jumal on kogu loodu autor ja ta on sellega suurem plaan, ta on üks suurem lugu ja Jumal tegelikult on väärt meie usaldust. Me inimestena failime, me oleme kannatamatud, ometi meil tegelikult igaühel on osa tema loost. Ja kui sa igatsed tajuda paremini seda Jumala suurt lugu ja kuidas sina sinna sobitud ja kogeda Jumala kõnetust, siis väga palju tegelikult sellest on kirja pandud just piiblis. Täpselt nii, et tegelikult siin slaidos tuli ka enne ette, mõned inimesed kirjutasid, et ma ei tea täpselt, mis need tõotused isegi on. Ma annan sulle ühe väga ägeda spoileri, piiblis sa leiad väga palju tõotusi. Jumal ei valeta, Jumal on tõene, see, mis ta on öelnud, see nii ka jääb. Ja sellepärast piibli lugemine aitabki meid, sest esiteks me näeme sealt tõotusi, see annab meile kindlust igaks päevaks, see annab meile eeskuju. Ja väike spoiler veel on see, et maailm meie ümber karjub oma sõnumit meile 24/7 läbi sotsiaalmeedia, TikToki, uudiste, Delfi, mis iganes muu. Maailmal on oma sõnum, mida ta tahab meile öelda. Aga piibli sõnum on alati olnud täpselt sama. See on alati olnud sajandeid juba sama. Ometi on ta iga päev olnud relevantne. See kõnetab iga kristlase elu relevantselt, nii vinge. Ja selleks, et me võiksime teada, kes me oleme, milliste usukangelaste õlgadel me võime seista, mis on isegi Jumala suurem lugu ja plaan selle inimkonna jaoks, millest me oleme osa, selleks ongi meil vaja lugeda piiblit ja sellest ka aru saada. Ja ma ei tea, kuidas sinuga on, aga meie peres me sööme jõulude ajal hapukapsast ja seapraadi, come on. Eesti on ju, PP festival, isegi kui sa oled vegan, siis seapraadi hapukapsas ikka kuidagi läheb sisse. Aga piibli lugemine on natuke midagi sarnast, et see ei ole nagu hapukapsas ja seapraad, mida sa kord aastas pidulikul tähtsal sündmusel võtad lahti ja siis sööd kuidagi üle ennast. Vaid see on pigem see omlett või see puder, mida sa vajad igaks päevaks, mis annab sulle jõudu ja kindlust ja õigeid samme selleks ees olevaks päevaks. Nii et ära kohtle seda kui mingit püha seapraadi kusagil jõulude ajal, vaid võta seda kui oma igapäevast vaimulikku leiba. Jaa, see on väga hea point, sest et mõnikord tahaks nagu saada sellist downloadi, et piibli kõik kirjakohad ja kõik kuldsalmid kõmm nagu oleks mul peas ja kõik piibli tõed nagu kohe tšak-tšak-tšak saaks kohe rakendada, aga see oleks nagu üritaks terve aasta nagu toitu korraga ära süüa. Ma olen proovinud, see ei ole lõppenud hästi. Ei olnud tervislik ja nii, et võib-olla seda, et jõuluajal kogenud, kui üritad kõike, mis ette on pandud ära süüa, aga see ei ole hea. Hea on see võtta mäluda ja kogeda seda. Nii et õnneks või kahjuks siis eeldab see piibli kaudu Jumala tundme õppimine tegelikult aega ja pühendumist. Et sa võtad selle aja regulaarselt. Ja see meetod näiteks, mis me täna tegime, ma ei tea, kui palju te jõudsite tähele panna, aga me kõigepealt rääkisime selle piibliteksti taustast, jah? Sest et see aitab meil selle teksti õigesse konteksti panna, kui me tõlgendame midagi. Siis me lugesime selle piibliteksti häälega ette. Ja lõpus oli meil selline väike arutelu. Nii et kirjakoht, taustainfo, häälega lugemine, arutelu. Mis need küsimused olid? Need on ka siin juba ette pandud, nii et need on siis, mida räägib see tekst Jumalast, mida see räägib inimestest, mida see räägib meie eludest, et mis võiks olla selle teksti rakendus. Ja just. Täpselt. Et kindlasti vaata ka neid äppe, Piibel Plus, millest tuli juttu, piibliteejuht.ee, otsi üles ja seal leiad lihtsalt selliseid lihtsaid viise, kuidas piibli lugemine teha endale huvitavaks ja põnevaks.
ja siin slaidil on näha ka veel üks kompass, mis väljendab tegelikult ühte põnevat äppi veel, mis on Seek äpp ja selle samamoodi leiate erinevatest nendest äpipoodidest ja see aitab nagu mingid teemadest piiblivalgel rääkida koos kodugrupiga või ise. Ja nii et ja muidugi, tulge veel missioonikooli, seal saab kohe alguse suure ülevaate piiblile loost, aga sellest kuulete juba hiljem täpsemalt. Kuulge, aitäh teile, väga äge oli! Aitäh, väga äge!